Tere kõigile, number 2 grupp. Vaatame siis, milline sõnum meil tuleb teile 2024 aastaks. Kõigepealt vaatleme siis energiaportaali kaardid. Millised energiad avanevad siis, avamaks siis seda sõnumit täna sulle teadmiseks. Mida peaksid teadma? Millised energiad avanevad sinule 2024 aastaks? Grupp number 2. Kes valisid number 2 numbri? Ja vaatame siis, mida kaardid sulle kõnetavad. Lendas kohe. Ascension lift, okei. Valmistu siis kiireks spirituaalseks kasvuks ja ole valmis erinevateks võimalusteks, uuteks võimalusteks, et tugev selline kasvuportaal siis, spirituaalne kasv siit sinule. Aga vaatame edasi, millised energiat siit juurde lisanduvad, mida peaksid teadma, mille suunas täpselt liigud. Võib olla selline spirituaalne kasv võib aidata sind välja mingisugusest depressiivsest või meelehäiremi muserdavast vaegunud energiast. Et sellel aastal on kindlasti potentsiaal siis välja tulla spirituaalselt tervenemisele. No seda küll kõigile, aga lihtsalt, et vaatame, mida täpsemalt sinule kaardid proovivad siit kõneleda. Mida energiat peaksid teadvustama. Siis perekond, sõbrad ja sinu siis hingejuhid. Teeksid veel ühe kaardi. Ja ka enne vilkses see kaart, et siis see teadlikkuse puudus on ju. Ja see on siis põhimõtteliselt selleks, et kuidas saavutada siis materiaalset heaolu tunnet on ju. Ja need kaardid viitavad kindlalt sellele, et mingisugune stagnatsioon on olnud. Põhiteemaks siis spirituaalselt võivad toetada sinu perekond, sõbrad ja siis hingeteejuhid on ju. Et nii kas siis füüsilises maailmas siin või siis ka tegelikult siis spirituaalses, et võid leida kontaktil, et meditatsiooni siis enda hingejuhtidega on ju, kes sind toetavad selles elus nähtamatus maailmas, et võib-olla luua seda kontakti ja lasta vahepeal lahti lihtsalt sellest mingisugusest materiaalsest sellisest soovist saavutada materiaalset heaolu mingis mõttes on ju, et võib-olla tuua selles aastas rohkem tähelepanu siis spirituaalsusele, et tekiks selline tasakaal siis on ju, et see loob rahu siis iseendas. Ja vaatame siit veel järgmised energiat, mis sind toetavad. Siit jällegi ma tunnen, et tuleb see kinnitus siit, et proovida luua kontakti siis spirituaalse maailmaga jällegi. Aga vaatame, kas on veel midagi lisada. Ja eneseaksepteerimine, et leida armastuse iseenda vastu suhtes, et siis saab ka tegelikult tekkida armastav duaalsus, kui sa leiad selle iseenda juures enne kõike. Aga mida veel peaks teadma? Ja jällegi kinnitas lihtsalt, et võib-olla lihtsalt eelnevad aastad on mõjunud sulle väga räsivalt, et siit selline kaart, et detox, et nagu detox on ju, et puhastada enda organismi, puhastada enda keha, meelt ja hinge, et on vaja teha restart enda kehale siis täies mahus, et see spirituaalne areng ja kasv saaks sinus toimuda. Vajad sellist
detox energiat, et siit kaardipaki all on ka siis veel selline õnn ja õige ajastus, mis siis sind sellel aastal toetab, et kui sa suudad seda teha, et siis tea, et uus ajastu sinu jaoks saab alata. Ja ma siin hästi palju toetun ka sellele, et sellel korral vaadata kaarte just sellele, et mis sind aitaks üle viia uuele ajastule. Et jaa, kui sa soovid liikuda väikese poole, soovid liikuda mentaalse heaolu tunde suunas, et siis siit need soovitused ka täna, on ju. Ka vaatame veel, mida sa peaksid teadvustama, mida sa peaksid teadma. Et võib-olla leida mingid kompromissid, et kuidas sa tasakaalustada enda elu, et kus sa peaksid võib-olla tõmbama tagasi ja kus sa peaksid andma juurde. Aga vaatame, mida veel siit lisada. Ja jällegi retreat, et võib-olla vajaksid korraks sellist mingisugust puhkust koos erinevate hoolitsustega või siis jah, et näiteks, et kas siis mingi massaaž või mingi spa puhkus, mida sa vajaksid lihtsalt, et korraks täielikult taastada enda energiavarud ja täielikult lihtsalt lubada endal puhata, et see on midagi, mida sa võiksid siis sellesse uude aastasse minekul endale võtta. Et enne suve siin kindlasti töökoha poolest ka on võimalik võtta veel puhkuseid, on ju, et siit tugev soovitus sellele, et sa teeksid seda. Et ära maga seda võimalust maha. Aga üks kaart siit sulle veel, mida peaksid teadvustama. Et kindlasti see teadmine endasse võtta, et sa oled oluline, sa oled armastatud, sa ei ole vähem oluline kui keegi teine, sa oled sama oluline. Me kõik oleme, mida peaksid veel teadma. Siin on siis jah, selline hoolitsus, on ju. Samamoodi nagu sa hoolitsed lapse eest, sa peaksid hoolitsema enda sisemise lapse eest. Et need on hästi olulised teadmised praegu, on ju. Jälle see hoolitsus on ja ma räägin, et siin on nagu, see on hästi tugevalt see, et sa pead enda eest hoolitsema, et sa väga vajad hoolitsust, sa pead väga enda hoidmist, et sul võib olla olnud siin eelnevad aastad väga raske endaga toime tulla, aga tea seda, et kui sa lubad endale puhkust, tervenemist, siis sa võid väga kiiresti taastuda, sest et praegused energiatõus on väga tugevad, väga transformeeruvad, väga võimsad, et lükata sind selle suunas, mida sa soovid siis saavutada, on ju. Ja vaatame, mida juurde on öelda tarol, siis nendele energiakaardidele. Et mida see siis Ascension Lift siin proovib öelda, mingisugune energeetiline tõus, spirituaalne kasv, mida on taroliselt juurde lisada sellele kaardile. Ma segan korraks kaardid ära. Nii, mida on sellele spirituaalsele kasvuportaali kaardile siit juurde lisada tarol? Ja maagikaart, ka eelmisel lugemisel tuli see kaart üles ja see viitab ainult sellele, et kõik teadmised on sul praegusel hetkel siin ja praegu olemas, et mida teha, et sa saaksid saavutada siis enda südamesoovid, enda suunamuutused siis paremuse poole, on ju, et kõik teadmised on sinus endas olemas. Kui veel ei olnud, siis siit sa saad kõik kinnitused, on ju, et usalda neid teadmisi siis siin ja praegu. Aga mida proovib siit öelda siis perekonna, sõprade ja hingeteejuhtide kaart, mida on tarol juurde lisada. Ja karikate 3, jällegi kinnitus sellele, et sul on vaja ühineda enda
endale kallite armsate inimestega, et luua siis kindlustunne, tugevus, jõud, liikuda edasi. Karikate 3 hästi positiivne, optimistlik kaart sellele, et mis sind siis toetab, aitab, on ju, ühinemine ja tegelikult ka võit, kui sa seda teed, sa liigud võidu suunas. Mida saab selle kaardi juures siin juurde lisada, mis on siis teadlikkuse puudus, on ja vaatame, mida siis siit taroolin juurde lisada. Ja maailmakaart tuli, et kui sa väga soovid, siis tea, et kõik võib muutuda sõrmenipsuga. Et lihtsalt on vaja muuta enda mõttemaailma, enda füüsilist maailma, lubada endale rohkem, hoolida endast rohkem ja jah, et võtta mentaliteet, see on hästi suur potentsiaal nüüd sellel aastal seda saavutada, nagu ma ütlesin, energiad on hästi tugevad, võtta positsioon lihtsalt täielik kannapööre sellele, et luua see muutus enda elus, on ju. Et see on nagu täiesti vastupidine kaart, et see on lihtsalt viitab sellele, et sul on täielikult selles aastas energia ja potentsiaal olemas, on ju. Kas on midagi sellele kaardile, maailmakaardile lisada, Tarol? Jaa, tuleb, ma arvasingi siit, ma tundsingi, et see kaart siin viitas sellele, just see materiaalne osa siin on olnud see, mis siis nagu tegelikult selle nii-öelda tühimiku siin loob, et võib-olla oled liiga palju pannud siis seda tähelepanu energiat jah, materiaalsetele hüvedele ja see spirituaalne ja sina ise ja sinu sisemaailm on jäänud siis täiesti nagu vajaka, sellepärast, et see materiaalne on nagu nii oluline sulle justkui nagu olnud. Aga vaatame, mida see armastatud kaart siin püüab kõneleda Taroga. See ei olnud. Armastatud kaart tagurpidi. Tagurpidi siis müntide 9. Jah, no ütlekski nii, et jah, see külluse kaart, et kohati vaata, et siin sai mainitud, et see kogu aeg see nagu materiaalne nagu olulisel kohal ja tekitab nagu selle tühimiku, et siis siin ka nagu see, et see nagu see toimimisviis pole aidanud sind liikuda edasi, et sa nagu keskendud rohkem materiaalsetele hüvedele, justkui nagu kogu aeg tunned, et see aitab sind ja viib edasi, aga tegelikult see ei tee seda, on ju, et ikkagi on vaja aktsepteerida seda teadmist, et sa pead nagu tegelema endaga, et sa ei saa nagu jätta ennast tähelepanuta. Et hästi tugev sõnusid sellele, et jah, selline kramplik mateeriast kinni hoidmine ei vii edasi, vajad seda spirituaalset praktikat, sa vajad lihtsalt seda väga. Aga mis see miitoks kaart siin siis Taroga proovib lisada? Mida on Tarol juurde lisada? Okei. Jah. Karikate 8 siit ära siis kõndimine selles mõttes mingisugusest emotsionaalsest olukorrast. Mingisugune väga tugev emotsionaalne olukord on sind siis tegelikult selle nii-öelda haiguseni viinud, et sa nagu ei saa tegeleda siis enesetervendusega või siis emotsionaalse heaolu tundega, on ju. Et seal võis olla näiteks, need karikad viitavad siis mingitele ebaõnnestunud suhetele või siis mingitele ebaõnnestunud olukordadele seoses inimestega. Et jah, et ma näen, et nendest olukordadest ära kõndimine on tegelikult tekitanud nagu nii-öelda selle kaose sinu selja taha, emotsionaalse kaose ja nagu selle lühise, aga nüüd sa kõnnid nagu selle sassis olukorra juurest lihtsalt minema ja teadvustad seda, et sa vajad seda teha. Ja siin on hästi kaardi peal on hästi suur täiskuu, mis viitab sellele, et nagu see mees liigub siin kaardil selles suunas, et võib-olla luua kontakt siis täiskuuga siin sellel aastal rohkem ja teha jah, just võib-olla selliseid teadlikke
manifestatsioone või siis soovide teele saatmist või võib-olla isegi enda soovide üles kirjutamisi täiskuu ajal, on ju, et see on nagu midagi ka, mis sind sellel aastal toetab hästi tugevalt, see täiskuu just. Mida see retreat-kaart siin siis proovib taroga veel, võib-olla tarol on midagi lisada. Siis mõõkade äss tuli tagurpidi, mis minu jaoks viitab ainult sellele, et sa vajaksid tegelikult perioode, kus sa justkui nagu ei suhtlegi inimestega, et võib-olla isegi see et siin oli küll nagu see mainitud, et aitaks nagu perekondlik selline ja sõpradega nagu selline ühinemine on ju, aga siin kohal, kus sa näiteks lähed puhkusele, et siin sa vajaksid täiesti lahti ühendust, täiesti üksinda sellist puhkust iseendale ainult, et sa nagu ei suhtlegi otseselt kellega, lülitad lihtsalt enda telefoni välja ja lihtsalt võtad selle maksimaalse puhkuse iseendale ja tervenduse, et lähedki sinna puhkusele üksinda ja lülitad selle telefoni välja, et siis sa tead, et sa saad maksimaalse tervenduse. Aga vaatame, mis see viimane kaart siin, siis see hoolitsuse kaart, mida on tarol juurde lisada. Juba tuligi siit ja sauvade 3 ja viitab ainult sellele, et need uued suunad, mille poole sa oled soovinud liikuda, tuleb läbi hoolitsuse ainult, et anna siis endale anna siis seda aega endale, et luua kontakti iseenda sisemise lapsega. Liigu selles suunas, et luua rohkem läbi selle siis kergust enda ellu ja hoolitse endast samamoodi, nagu sa hoolitseksid väikese beebi eest, on ju, et nagu lihtsalt sa vajad seda, et me vahepeal unustame lihtsalt selle ära, et kui väga me tegelikult vajame enda eest hoolitseda. Ja siis saab ka see nii materiaalne elu kui ka spirituaalne elu saab rohkem liikuda siis tasakaalu, et siin ka see esimesel kaardil siis see avaportaali kaart energiate mõttes, et siin on ka siis see maagia, siis see ja siis see ka lõpmatuse märk siin on ju, et Leminskaat, et viitab sellele, et see tasakaal tuleb läbi siis sinu enda tegude, mõtete ja jällegi see täiskuu on ju, et ära seda siis unusta on ju, et siin selles peitub väga palju siis sinu emotsioone, mis on siis kuskil võib-olla kinni justkui, et proovida selle täiskuuga siis võib-olla vabastada neid emotsioone. Täiskuu ajal võib-olla siis isegi nagu võib-olla kirjutada need mingid halvad emotsioonid välja on ju, ja siis ja lihtsalt siis visata minema nagu need halvad mõtted või põletada või kuidas keegi kuidas keegi nagu soovib, on ju. Aga nüüd liigume edasi siis suhtetasandile selles 2024 aastas ja vaatame kõigepealt siis siit mida on oodata 2024 aastal sinu suhtetasandi osas. Et hästi konkreetne sõnum. Ma ütleks, et võrreldes nüüd eelmise lugemisega, ma ütleks, et seal võib-olla oli natukene nagu selles mõttes nagu rohkem erinevaid aspekte, aga siin on hästi kindel sõnum sulle, et see et vajad seda tervenemist ja puhkuse ja aja võtmist ja seda iseendaga kontakti loomist, et hästi tugev ja konkreetne sõnum siit. Aga mida on suhtetasandil siit 2024 aastal sinule oodata? Grupp number 2. Okei. Ja läbi tervenemise siis tuli tõelise armastuse kaart, et see on siis romantika, this is the romance of a lifetime, see on siis, viitab põhimõtteliselt sellele, et tõeline armastus saab tulla sinu ellu sellel aastal, aga läbi siis selle, kui sa suudad luua need
et kõik on nagu sinu kätes, kui sina suudad luua endale selle hoolitsuse, tervenduse ja sellise nagu malbe oleku enda suhtes, et siis ka see armastus on tegelikult sind juba pikalt oodanud. Võib-olla sa oled juba pikalt olnud suhtes või oled suhtes, et siis see viitab sellele, et see saab ainult muutuda tugevamaks ja tugevamaks. Kui sa aga ei ole suhtes, siis see tervenemine võib viia sind selleni, et sa kohtad enda tõelist armastust sellel aastal. Selle peale küll tõusid ihukarvad püsti, aga vaatame siis, mida veel suhte tasandil siit lisada, mida võiksid teadvustada 2024 aasta. Kas on veel midagi lisada? Ja finantsid ja karjäär, et finantsid on siis põhiliseks probleemiks hetkel või faktoriks sinu elus, sinu armastuselus praegu. Et võib-olla jah, et paned liiga palju rõhku sellele finantsilisele seisule või rahalistele oludele, et see vajaks nagu vabastust, on ju. Jah, aga vaataks siit edasi, võtame järgmised energiakaardid siit kõnetama. Mida on öelda siis kaartidel siit sinule praegu lisaks? Mida vajaksid teada 2024 aasta? Ja tuli puhastada energiablokeeringud ja aktiveerida kõrgemad tšakrad. Ainult viitab jälle sellele spirituaalsele kasvule, et mitte ainult tuua siis tähelepanu nendele materiaalsematele energiakeskustele endale kehas, vaid liikuda üles siis spirituaalsema energia suunas, siis üles. Et kõik on nii ühesugune sõnumisid, et ei oskagi nagu midagi juurde lisada, aga vaatame, ehk on ikkagi midagi juurde lisada. Mida saab juurde lisada? Puhastades karma ja kundalini aktiviseerimine ja selles aastas võid väga palju siis kokku puutuda karmapuhastusega ja läbi selle karmapuhastuse siis saab ka toimuda kundalini tõus, on ju, et see on siis see teadlikkuse tõus meis, on ju, et kõik nagu nii hästi lihtsalt sünkroniseerib ja resoneerub siin lihtsalt sellele, et vajad seda puhastut, detoksi ja jah, et teada seda, et ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse ja et võib-olla lihtsalt, et mingisugused situatsioonid lihtsalt saavad sellel aastal karmaatiliselt puhastatud ja saad liikuda siis sinna uude ajastusse. Kas on veel midagi juurde lisada? Ja lausa merkava aktivisatsioon, siis on ennast maandada, kaitsta igasuguste erinevate energiate poolest ja kui sa seda teed, et siis sa võid saavutada täiusliku sellise energeetilise sageduse, mis viib sind siis täiesti teise ellu, mida sa oled enne varem kogenud või elanud, on ju. Et ma võin, siit mul on see väike raamat ka sellele kaardipakile, et ma korraks vaataks, et mida on siit sellele lisada. See on hästi tugeva energia vibratsiooniga kaart, et ma tahaks vaadata, et kui mul midagi jääb nagu mainimata, et võib-olla saab midagi nagu lisada. Ma korraks vaatan, kus selle koha pealt nagu kirjutab. Okei, nii. Okei. Vaatan, kas ma leian niimoodi 59.
hoopis siin, okei, vaatame nii 89. Nii. Et meie spirituaalne keha on siis seespool siis sellise püha geomeetrilise kujuga, mis on siis nimetatud Merkaba täht, on ju. Ja see on siis sinu hinge teejuht, mis on siis kooditud kõiksuse armastusega ja programmeeritud selleks, et sa ärkaksid iseenda tõelisele minale. Ja kui sa siis puhastad energeetilised mingisugused sellised segajad ja tõused kõrgemale vibratsioonis, siis sinu energia sinu ümber võib siis saata signaale, mis on väga unikaalsed, resoneeruvad siis energiasagedustele ja mis siis loovad väga siis sellise otsese sellise sideme sinu spirituaalsele sisemisele kutsungile ja kõrgematele siis kõrgematele realmidele. Ja et no põhimõtteliselt võikski öelda nagu selle kohaselt, et sa võid leida sellel aastal ennast, kui sa oled tundnud endaga hästi tugevat sellist lahtiühendust või et sa ei tea, kes sa päriselt oled, et siis sellel aastal sa võid leida ennast täiesti teises valguses, selliselt, et sa hakkad endale väga meeldima ja sa tunned, et sul tekib nagu selline missioonitunnetus, et sa oled ikkagi nagu siin elus mingis mõttes väga olulisel kohal ja väga vajalik ja jah, et hakkad ennast nagu armastama, kui sa lubad sellel juhtuda muidugi. Ja võtaksin nüüd siit veel lisaks mõned kaardid. Võib olla olnud, et keegi on püüdnud sind takistada selles elus jõudmaks sihini. Võib-olla nagu isegi mingi kas siis mingi kellegi pahasoovlikkus või isegi nagu needuslikkus või nagu selline miski, mis on nagu püüdnud takistada tegelikult sul jõuda enda hingega siis nagu lähemale, et see võib olla nagu keegi teatud inimene sinu tutvusringkonnas, keegi, kellel on hästi madal energiavibratsioon, keegi, kelle energia mõjub sulle hästi intensiivselt, niimoodi, et tegelikult sa isegi sellest aru ei saa. See paraku lihtsalt on niimoodi. Mingil hetkel sa võid lihtsalt seda teadvustades, sa võid hakata lihtsalt proovida märgata enda ümber inimesi, kuidas sulle mõjuvad, kuidas sa päriselt tunned, et ma soovitaksin nagu sul tähelepanu tuua nagu sellele, et aga mida on juurde siit veel lisada? Nii, suhtetasand, kellegilt siis armastusavaldus, keegi mõtleb su peale ja võid siis väga erilise kõne saada sellel aastal siin just telefoni teel, et kui oled juba suhtes või ei ole suhtes, et siis see võib kas siis see armastusavaldus, mis annab sulle tugeva tõuke, võib tulla siis nagu telefoni teel, on ju. Ja kas on veel midagi lisada? Ja siis et siin on siis tagaajaja kaart, et võib viidata sellele, et sinu sees on mingisugused hirmud või mingisugused kogemused, kus need on hüljatud mingis mõttes või hirm selle osas, on ju, et see võib juhtuda, et sellest nagu tuleb lahti lasta ja võib-olla sellepärast sa vajaksidki seda eraldi puhkust justkui selleks, et tekiks uuesti mingisugune selline energia sinu ja kellegi vahele, et sina lihtsalt nagu enam ei pinguta nagu selles suunas nii palju
et lased korraks lahti ja lased lihtsalt kõigel loomulikult toimuda ja siis sa võid märgata, et keegi hoopis ise tahab sinuga rohkem nagu seda kontakti leida ja selle läbi tegelikult hakkab toimuma ka tasakaalustamine. Et kui sa seda efekti nagu märkad ja näed. Aga viimased kaardid siit nüüd veel sinule. Energiakaardid, sõnumid, mida sa vajaksid teada veel sellesse aastasse. Mida vajaksid teada sina sellesse aastasse? Nii, mida number 2 vajaksid teada? Okei. Nii. Tsitriin, mõttetud mured. Vabasta end murekoormast, andes Jumalale tervenduse ja lahenduste leidmiseks. Et mingisugused muremõtted, jällegi spirituaalne kaart, lilla viitab nagu spirituaalsusele, et see tõus saab toimuda siis läbi selle, et sa lihtsalt pead vabastama muremõtted. Ja peridoot, eluõppetunnid, võid vabastada korduvatest negatiivsetest mustritest, kui palvetad sooviga saada õppetunnist teadlikuks ja õnnistad selle sisu. Ja, et teadlikkuse suunamine siis, et teadlikkuse suunamine mõttetud mured, seda aitab näiteks meditatsioon aitab sul saavutada kontrolli enda mõtete üle, et su aju lihtsalt ei genereeri mõtteid, vaid sa saad peatada mõtteid ja sa saad tühistada neid mõtteid, halbu mõtteid, sa saad kustutada neid, sa saad teadvustada, kui halb mõte tuleb, et see lihtsalt on halb mõte ja see tunne ei pruugi üldsegi sinule kuuluda, see mõte, see tuleb võib-olla kuskilt mujalt, mingi energiakanaliga, see ei ole võib-olla isegi sinu mõte mitte, see on lihtsalt hirm. Hirm on nagu, selles mõttes jah, see, mis meid peatab, et aga jah, et meditatsioon on see, mis aitaks sind tegelikult, mis aitaks leida kontrolli siis sinu mentaalse mõttekeskuse üle, ja et selle läbi võid siis vabaneda nendest korduvatest negatiivsetest mustritest ka, et see nagu siit siis resoneerub oma vahel. Aga siit selline lugemine sinule number 2 grupp. Loodan, et said siit kõik vajaliku tulevasse aastasse ja soovin sulle ainult edu.